Joo, Mari, teed koolitööd või? Sulle? Peljule? Ärge titedele öelge. Kas Tinni tuleb praegu? Ta teen tööd! Tubli. Suppi saab muideks. Vaadake, kui tubli Mari on, õpib ilusti välismaal. Kuule, tegelikult saab suppi ka kohe Porsche. Ma lähen toon teised koju. Tavai. Siin keset vett on nüüd üks pood, kus saab R-kiosk kohalik. Sandja Juice Bar. Nii et me ostame siit kookost natukene. No, mis sul käes on? Kristallud. No, thank you. Ma kannan sulle ka. Võta. Jookse. Keda nad üldse kardavad, ma ei saa aru? Seda. Kõik söövad ju. Noh. Noh, võta ruttu, sa said veel kõige suurema. Nii, jookse. Nii. Kurbusega pean ütlema, et kana on otsas. Ja nüüd me peame lootma, et nad keegi kanakondi kätte ei kärva. Aga nagu ma enne ütlesin Märtenile, siis ega need koerad siin loetud ei ole selles suhtes. Meil on eelviimane päev Sri Lankal. Homme on, põhimõtteliselt terve päev on veel. Terve päev on siin passida ja siis öösel kell 2 peame hakkama lennujaamaga minema. Aga homme lähme shoppama. Homme Marta tahab ja vanaemale ja Issile shoppata suveniire. Siis vanaemale, Issile, setale, jänkudele, Miilale, Lottele. Okei, ühesõnaga, ma ei tea, kuidas ma nii puusse panin selle, kui me neid pileti aegu vaatasime, et eelmised korrad me oleme niimoodi ära läinud, et kell 10 õhtul läheb lennuk, ehk siis mingi siuke, siit hakkab mingi 6 paiku, 5 paiku minema. Siis on nagu normaalne ja siis ongi nagu see öölend ja siis sa saad magada seal. Aga nüüd, ma ei tea, mida ma mõtlesin. Ühesõnaga lappes. Aga kas me võime võtta mingid paksamad pleedid ka kaasa? Jah, otsime. Ma ostsin lastele poest padjad, et lennukis mugavam oleks. Ma ütlen ausalt, ma ei oota seda tagasilendu, see on nii pikk, see võtab nii kaua aega. Aga koju tahaks küll juba tulla. Ma tahaksin olla tunduvalt rohkem päevitanud, aga tead. Emme filmi mind ka. Ma ei saa, sa oled paljas. Aga kui ma nii olen? Sa oled ikka paljas. No nii. Väike paabulinnu show meile siia. Jaa. Ema oma beebidega. Kus te oma abikaasa jätsite? Me näeme välja kõik väga jubedad. Marta näeb äge välja. Marta hakkaks nagu kuu peale lendama. Aga me lähme lastega poodidesse. Nad tahtsid midagi osta. Ja Marta ütles, et me peame ilmtingimata minema rolleriga. Ta on iga päev rolleriga sõitnud vasakule ja paremale. Ja Peljule ka meeldib rolleriga sõita. Meil kõigile meeldib rolleriga sõita. Nii et lähme vaatame, kas me saame siis midagi. Aga ma ei taha sinna minna, kus olid need õhupallid. Jah, me lähme muudesse poodidesse. Ja. Kus on särgid. Särgid või? Kellele sa särke ostma hakkad? Setale ja Issile. Tavai. Ma ei viitsi koju minna. Ka. Mis sa? Koju. Ma teen sust meemi. Mis meemi? Mis meemi? Oi, millised inimesed lennujaamas. No tere tulemast, Eesti. Teate, ma ütlen teile ausalt, et ma nüüd tean, mis tunne oli nendel küüditatud inimestel, kes said peale pikki aastaid koju. Nad olid väga õnnelikud.
mina olen nii õnnelik, et ma koju jõudsin. Kõndisin eile mööda koduringi, siin on nii palju jäneseid. Kuidagi mu kodu on nagu ilusam kui siis, kui me lahkusime või ma ei tea. Kuidagi kõik mu asjad on siin. Ma eile ainult siiberdasin ringi, panin ühte kreemi, pesin ühe asjaga, siis teise asjaga. Mõnus, kõik lõhnab nii hästi. Natuke haiseb nagu jänes, aga muidu lõhnab nii hästi. Ja mu Amazoni pakid tulevad siia. Mina olen ka see vend, kes vaatas Netflixis seda plastiku dokumentaali, kuidas plastik tapab meid. Mitte, et mul nüüd mingi eriline etalon oleks, mul on väga palju asju plastikust, aga ma vaatasin, et kõige olulisem pidi olema, et köögiasjad ei oleks mingi plastikust või silikonist. Ja siis ma läksin kohe Amazoni ja siis tellisin meil kõik puidust asjad. Nüüd meil on puidust asjad. And now we're gonna live forever. Kusjuures, kas sa teadsid seda, et on ju tehtud uurimus, kui sa paned plastiku peale bakterid ja puidu peale, siis puidu peal surevad mingi 10-15 mindiga ära. Noh, kui sa lõikad näiteks liha või mis iganes asja. Aga plastiku peal nad hakkavad paljunema. Nii et... Ma pean ütlema, et nad näevad väga armsad välja ka, nagu puidu seal. Väga ilusad, jah. Mis lisad veel? Ja vaata, see on see, et sa paned nagu... Saad oma lusika siia peale panna. Ma kogu aeg panen vaata sinna panni peale ja siis läbustan kõik täis. Nii, vaata nüüd. Ma tellisin, räägin, et plastikut ei tohi tarbida ja tellisin plastikut, aga ma nägin, kus me olime Alexela, siis meie seal Makeril oli ühekordsed need hambapastad koos hambaharjad koos hambapastaga. Ma ei tea, miks ma küll 100 tükki tellisin, aga ühesõnaga, kui kellelgi hambaharja vaja on, siis minu käest alati võib küsida. Ma vist tellisin need, kus ei ole hambapastat sees ja mul on lihtsalt 100 väikest hambaharja. Okei. Tead, äkki me saame kuskil mingi turvakodu laenutada. Ma tean, mis siin sees on. Me oleme tagasi ikka veel seal köögirajal. Need on metallist lõikelauad. Puit oleks ka sobinud, ma ei tea, miks ma metalliteed läksin. See on peale mingi arstikabineti. Uinak. Ühesõnaga, ma tahtsin niisugust roosat cast ironi. Amazonis oli. See oli mingi $88 või eurot. Aga seal oli üks nagu return ka. So ma mõtlesin, kui hull see return variant olla saab. Ja see oli mingi 20 € odavam. Nii et vaatame. Aga tal ei tundu midagi viga olevat. Väga ilus. Issand, see tuli mingi lugu. Kui ilus ta on. On ju. Mega äge, jaa, on tõesti. Miks ta? See on muideks üks asi, mis ma olen ise mõtlenud vahepeal tellida. Ma jälgin hästi palju mingi Hollandi ja Saksa oksjoni keskkondi ja seal on hästi palju neid Amazoni terve euro alustega teinekord return kaupa, mida keegi pole nagu järgi läinud või mis iganes on. Ja need pannakse kõik kokku ja siis müüaksegi mõnikord isegi hunnikutes, et seal on näiteks 50 toodet või 200-300 € eest saada need. Ja vaata, on kahjustada. Siin oli eelmise inimese silt. Ma arvan, oligi see, et ta ei läinud järgi sellele. Ja siis panid ju uuesti müüki. Okei, no ühesõnaga ma sain selle cast ironi mingi 5 kümsiga umbes. Ja mul on tegelikult üks olemas, aga see on mul, ma arvan, nii kaua, kui ma kodust kunagi ära kolisin, et see on väga-väga ammu. See on nagu kasutatav, aga tahtsin roosat. Üks asi, mille peale ma eelmine aasta juba mõtlesin, oli see, et ma tahaks siia ilusat muruplatsit, kui sa aknast vaatad, siis oleks kõik ilus, sellepärast ma näitan, siin on selline see oli hästi samblane. Kui me siia kolisime ka, siis ma lasin alguses seda sammalt õhutada, aparaatidega võttis ülesse. Aga see kõik tuli siin nii ilus, et nüüd ma mõtlen, et ma peaks terve hoovilas kuni ära teha. Aga sellele vaatamata see on tegelikult päris kallis lõbu, et seda teha. Aga selle tulemuse saab nagu hästi kiiresti, et mulle meeldiski see, et Tauno Laasme tuli meil seda tegema. Ta üldse teeb, kujundab aedasid asju teeb. Lõikas meil ka siin elupuud ilusti ära. Ja tõesti, see on 3 nädalat, ma pean nüüd seda lihtsalt siin kastma veel ja see muru on ilus, no lihtsalt nagu vaadake ise ka seda. Ja tänapäeval on see nagu lihtne
siin on siuksed mururullid, mis on kasvatatud valmis, eks ole, ja need rullitakse lihtsalt siis maha. Alla pandi veel mulda kõvasti ja meil tuli see, isegi natukene üle seda mulda big bagiga, meil oli 4 big bagi. Oligi murumuld, mis on siis selline, mis on liivaga sisse segatud, et oleks nagu öelda parem. Ja siis on meil siin hobuse sõnnikuga musta mulda veel ja siis on kompostiga musta mulda ka veel BioPlussist. Need ma kasutan ka veel ära, sest Malju täna tahab. Malju tahab veel nartsisse istutada, mingi lilli istutada, aga ma ütlen ausalt, jube ilus on ikka niimoodi vaadata seda muruplatsi nüüd, kui koju tulla. Sel ajal, kui meie juba reisil olime, siis Eki ja Müü panid veel need piirded ilusti üles ära, ehk siis ma pean veel värvi minema ostma. Värvima piirded ära. Üldse aias on väga-väga palju teha tegelikult, siin on nii palju siukest sodi, kola. Ma tellin ühe konteineri, et saaks hoovi täiesti puhtaks. Siis siin maas, kus eelmine aasta elektrijuhtmeid veeti, et meil see mullivann töötaks välja, siis selle jaoks ka siin jäänud siuksed augud asjad. Ma need täidan ära, ostan muruseemet, viskan, igasugust jura on siin päris palju, nii et seda õuetööd on ka meil tegelikult kõvasti teha. Esimene asi, mis ma teha tahan, munaputru. Oma kanamunadest, I love it. Siis kõrvale võtame väikse kimchi. Girl. Ja tea, mis me peame minema tegema? Vaatama, kas seal õues, seal jänesemajas on ka äkki mune. Oleks lõbus. Siis sa saad mulle augu teha, mina saan istutada ja sina saad huuga ära tuua. Ma ütlen, et Sri Lanka munad ei olnud. Need ei olnud mu kodumunad, no. Ei saa midagi teha sinna. No vaadake, tulbid kõik nositud. Ma ei saa aru, jah, näe, aga nartsisse neid need ei taha. Sest et näed, siin on ka nartsissikesed ilusti. Ja vaadake, me kanaga ju matsime hunniku nartsisse. Ja siin on meie kanahaud ja kanahaua nartsissid. Ma korraks vaatan siia sisse. Okei, ei ole midagi. Mõnikord nad munevad siia sisse. Okei, et see lahti käib, ma kogu aeg sisse ronin. See käib, jah. Nii, aga korra vaatame, mida me siia. Oi, kui ilus see kõik on. Alati siin on juba auk, on ju. See auk oli enne ka tegelikult, jah? Siin on vahepeal olnud. Vaadake. Meie kanavihkajast naaber on pannud linnupeletaja siia, mis on suunatud otse kanaaedikusse. Ma ei tea, mida ta arvab, et see teeb. Vastus on mingi. Tere hommikust, sõbrad. Siin kanala näeb nii hull välja selle talvega, et siin tuleb hakata remonti tegema. Ja teie kaks, kas sina üritad beebisid saada või? See ei ole adekvaatne. Sa pead õues olema. Sa ei tohi muneda. Tõesti, see näeb jälk välja siin sees. Tahaksid seinad ära pesta ja värvida. Siin tuleb jah suuremalt. Ja need postid tuleb ära vahetada, vaata teistpidi panna. Nii. Me praegu need päris ööseks õue ei jäta, aga ilm on hea ja me jänese proofisime seda õue jänese aedikut. Issand, siin karbis on ämblik. Oh my dear lord. Nii jänkud. Olete te valmis elu nautima? Saate siin Anne Veskiga koos elu nautida. Nii. Palun. Palun. Ju siin on Miila sitt. Tead. Ära koristada ruttu. Ei, need on šokis praegu, mis asja. Nüüd algust diivani peal ka šokis need. Ja sita kõrvale tõssi, ma kohe võtan ära siin. Nii, ups. Ups. Literil mina elamas oma unistuste elu.
Hello! Oi, ärge vaadake mu jubedaid varbeid. Tere, Janku! Vaata, kui sopsutavad. Oh my god. See on cuteness overload, mida ma ei oska ära seletada sõnadega. No. Kuidas sulle meeldib, Janes, õues olla? Janes a baby. Jäneste ja kanade ühisaadik. Pead share'ima. Sharing is caring. Nad on nii õnnelikult kalpsavad ringi. Tore on see, et kassid vaatavad, et nad on nii ahvatlevad väiksed mõnnud. Tahavad ära süüa. Nii et ma pean siin õues istuma, aga ma pean ütlema, et siin ei ole paha istuda. I can do it. Nii, kas meil muga on siin mulle? Vaata, see on siuke sööt. Ma ei olegi siukest, me ei ole andnud neile ennem, see on mingid terad. Oleme ikka andnud. Oleme seda või? Jah. Mina tavaliselt toidan neid mingi pudiga. Neid on erinevaid, jah. Nii, aga nüüd kanad aedikusse, enne kui politsei tuleb. Tibu. Ruttu. Tibu. Tuppa. Näed, ja paneme siia kaussi. Tulge. Tibu. Orjaga. Kurat, nüüd osad näljasid jäävad siia kindlasti. Minge. Nii. Näitame, et Kanad, siis nad on nii tutt. ma usun. Kurjad kanad on toitud, jah? Jaa, nii. Me käime siis kuupis ära. Märg on igal pool. Märg on jah, teil siin sajab vihma. Kas Mari on kodus? Ei, Mari ka ei ole, kedagi ei ole, nad on kõik enda issi juures. Ära vaatan väikseid nunnujänkusid. Tahad vaadata väikseid nunnujänkusid? Muidugi. No vaadake, kui ilus muru ikka siin on. Jaa, need. Nunnud on ju. Jooksid kohe sinu juurde vaatama, kes sa oled. Ma sain temad. Ta on nii fluffy. On väga fluffy on ju. Ja ikka nii fluffy. Jah. Ma lastan nii väikseid jänkusid. Jah. Tema on väike nagu hamster on ju. Jaa. Nad on nagu väikse hamstri. Must ka. Jaa. Õhtusöögiks on värske kartul porgandiga ahjus ja siis äädikasalat. Ma oleks sibulat. Jube hea, sest mina juba maitsesin seda. See on jube hea. Siia läheb ka tilli peale. See tillilõhn kodus on nii hea. On küll jah. Tillilõhn kodus. Lammissam tillilõhn. Haige nukku, hais. Joo, Märten. Lammissam till. Mulle ka meeldib, vaata jänesed sõid ka meil tilli eile õhtul ja nii hea oli. Nagu see lõht siis, mis seal suust tuleb. Tillilõhn suust tuleb on ikka hea. Ettevaatus.ee, ei loomapiine.ee. Jaa, nali naljaks, aga... Nii, mis ma veel tegema pidin? Sassi ei tohi ajada, kuristaja käis. Õige. Õnneks väga ei saagi ajada, ainult Hugo on majas. Mina juba praegu ajan. Pellu on ka majas. Pellu ei ole midagi sassi. Jaa, sina ajad sassi. Aga mina sain huvitava kirja täna, mida ma siin analüüsisin just. Las see olla. Jaa. Las olla. No nii. Väga tervislik. Yes. You did it. I did it.
panin need pesema kaasa, teeme muud asjad ka seal. Juustuvorst oli ka enne tagasi. Mikku, mis sa unistad seal? Juustuvorst või? Ma Maljule tein lastevorst teile ju. Hommikust, tere hommikust, tere hommikust. Kell on 6:45, ärkame kuke ja Koiduga. Kukke ei ole. Ja Koitu ka mitte. On ju, Koit on läbi või? Mis kell Koit on? Koit on siis, kui päike tõuseb just, aga päike on ammu üleval. Ma on nii pruun kuidagi. Sa oled. Mõnus. Tegelikult see oli rohkem mul nagu mingi Koit Toome nali, ma mõtlesin see, aga ei teada. Nüüd tagantjärgi naerad siis. Ma ei saanud aru. Ja ma tean, kui see ei olnudki väga hea nali. Mul täna öösel või hommikul ärgates ma sain väga hästi aru, kus ma olen, aga eile ma olin korraks confused. Where am I? Jah. Mul oli kohutav öö, ma nägin unes Kerti ja juba pidin Krossi poodi tööle minema ja lõpuks Mehhiko piiri äärest toiduabi saama, nii et... Aga ühesõnaga, meil on Sri Lanka graafik ja siis märkame hästi vara. Ma loodan, et see jääb kestma. Minu tänane plaan on see, et Märten peab tellima konteineri ja Märten peab mulle õueaugu kaevama. Haua. Sügava haua. Oi, siin on suured tükid sees. Ma pole hullu. Mina tegin karuloogu pestot, nagu iga korralik eestlane praegu. Nimelt, mul üks sõbranna pani Instagrami, et ta käis korjamas. Siis ma küsisin ta käest, et kus ta korjas. Ja ta ütles, et ta korjas nii hüsteeriliselt palju, et tal jäi üle ja siis ta tõi mulle ka. Ja ausalt öeldes, ega mul rohkem polegi vaja. Vaata, ükskord me tegelikult leidsime siit kandist ka mingisuguse karuloogu koha, aga TBH nagu see on lihtsalt, mulle tundub nagu mingi rahvussport, et kui kevad on käes, sa pead karulooku tarbima, korjama, sellest midagi tegema. Ja mina olen põline patriot ja ma ei saa halvem olla. Aga rohkem mul vist vaja ei ole ka. Ma ühe kotitee lihtsalt hokkisin ära ja panin sügavasse. Sellest tegin pestot. Ja järgmine kevad uuesti. Mis muud? Järjekord on suur. Meil on uks ka, teate või? Konteiner on nüüd ilusti hoovis. Kell on vist mingi 11 äkki või. Ja siis saab hakata kogu seda sitama ja sinna ära koristama, nii et saab suveks hoovi ilusti puhtaks. Ja selle üle oli mul hea meel. Ma vist olen seda rendikonteinerit teenust kasutan mingi 4 korda või 5 korda vähemalt. Pole muud, kui hakata tööle. Näe. Poiss, hakkame tööd tegema või? Ja, aga see on liiga palav pusa. See on liiga palav või? Sul pole mütsi tegelikult. Ai, mütsi tegelikult las olla. Mine pane siis ühe pusa. Või sa tahad ilma selle vestit olla või? Ilma vestit. Davai. Hakkame töötama. Sellised kõik suuremad tükid viskate ära enne konteinerisse. Vaata seda trikki nüüd. Voh, väga hea. Kõik siuksed, need asjad. Need võib ära visata enne. Viska ära ja siis tule mul appi. Siis viskame selle ka siit minema. Meil oli jälle konteiner. Ja mina peaks hakkama seda terrassi värvima. Aga ma ei viitsi. Ma hakkan seda. Hea tiim. Hea tiim oleme, hea. Jah. Mida teie asju? Jah, lükka nüüd. Vot. Nüüd lükka kõvasti sisse, jah. Voh. Hea. Just rääkisime rabarberist. Näe, ja siin ta nüüd kasvabki. See on hea uudis ju. Nüüd läheb trassi. Nüüd läheb trassi, jah.
kõik siuke jura, kõik selle korda me kokku viskame ära, et siin ei oleks. meie kodu, meie omada. Te teate, on ju, ma olen parfüümimaniak. Ja mul on küsimus, kas ma arenen? Vastus on ei, aga ma oleks napilt langenud reklaamilõksu või noh, tegelikult ma langesingi reklaamilõksu. Mul tuli Facebookis ette, Facebookis tuli ette mingi parfüümireklaam ja ma tean, et see on nagu, kuidas sa tead parfüümi nagu lõhna järgi või pildi järgi, aga seal oli nagu pirni pilt ja ma olin mingi, wow, pirni lõhnaga parfüüm, I would love it. Aga siis ma mõtlesin, ma ei hakka tellima terveks. Ma pole kuulnud sellest firmast, enam mingi Zenogati. Ja ma olin mingi palju grow up ära telli seda. Aga siis ma vaatasin, et wow, ossa. Neil oli siuke nagu testerite see. Ja nüüd mind väga huvitab, milline see pirni oma oli ja kas ma oleks olnud pettunud, kui ma oleksin, milline see pirni oma on. Ingredients, aga siin ta ei ütle, milline see oli huvitav. Cuba in love. Okei. Frosted pistachio. Proovime kõigepealt vanilli seedri. Keegi helistab mulle. Sorry, Kuller helistas mulle. No Banana, see on mulle saatnud hunniku asju. Koostööd teha, aga nende eelarve ei olnud nii suur, nii et nad lihtsalt saatsid mulle kottide ja asju. Mis on fine ja see on väga tore, sest et ma ostan tegelikult väga tihti No Bananasest asju ja puuvilja ja juurvilja. Ma sain jälle mingi arve, advokaadi arve, vaata. Literaali, ma saan teha rahus videot. Ma sain Eerik Korgu kohtukeisiga seoses mingi 70 eurise arve. Tõendite kogumine, aga ühes... Kas ma saaks ühe teemaga lõpetada? Ühesõnaga, mul on väga hea meel nende puuviljade ja juurviljade üle, sest et marjade hinnad on neeruhinnad. Ja ma söön need kõik ära, aga tulles tagasi nende lõhnade juurde, ma lasin seda vanilje sedre lõhna. Mine emmi. See on nii hea. See on nii hea. Okei. Võib-olla selle testeri, selle tellimine oli suur viga, sest et mõtle, kui nad kõik on head. Treasure of Amber. Äkki ma peaks ikka siia, vaata nad, meil on isegi siuksed kepid kaasa. Peaks siia peal laskma, sest muidu ma ei mäleta, mis on mis. Ei, see mulle ei meeldi. Vana mutikas. Rõve. Nii, mis see teine on? Jumal tänatud, et see siit oli. Cure Infusion. See on hea. Kuule, äkki see ongi pirnilõhn. Ta on nagu siuke väga rich woman vibe. Nahalõhn, naha ja pirnilõhn. Okei. Pean need kõik õigesse järjekorda panema, sest et ma tahan pärast lasta Märtenil kui nõusutada. Kuule, oota, siin on kirjas. Treasure of Amber. Teid raudselt huvitab, aga ma ikkagi loen. Ei, siin ei ole ikkagi. Mis kredi jumane. Mingisugused. Mida iganes. Liigume edasi. Mis sina oled? Cuba in love. Nagu kassikusi. I am not in love in Cuba indeed. See on see vanilliseeder. See on jube hea lõhn. Mine perse. Ma viimasel ajal armastan nii hullult vanillilõhnasid. See on nagu midagi hoopis teistsugust. Ta ei ole nagu magus. Aga ta on nagu, I love it. Nii. Frosted pistachio. Ma saan aru, kui debiilne see video on, aga
Oh my god, see on nii, ma ei oska seda kirjeldada, siin on obviously pistachiot, see on magus, aga siin on ka mingi undertone. Sõbrakene, I love it. Nii, mis nüüd? Ma ei oska seda isegi hääldada. Escapade tete. Käed ei tööta. See on ka hea lõhn. Miks see mulle lapsepõlve meenutab? Ta ei ole nagu nii hea, aga ta ei ole... Ta on huvitav. Jääme huvitava juurde. Nii. Liqueur de ombre. Sama prantslane. Lambist. Ma ei tea. Pole nagu midagi erilist. Ma ei oska isegi öelda, mis ta on, aga mitte midagi erilist. Enigmatic amber. Ma eeldan, et see on krõve, sest see esimene oli ka amber ja see oli krõve. Aga no proovime. Pui ble. Ütleme nii, amber is not... ma oleks suhu seda. Amber is not my vibe. Noaptea. Ma tunnen ainult seda amberi lõhna igal pool. Ei, see, ma ei tea, kas ta on sama lõhnaga või... Ma olen kaotanud igasuguse lõhnataju, aga hea see ei ole. Flower Cafe. Okei, siin mul on palju usku. Mulle meeldivad lillelõhnad. See on tõesti väga lilleline. Nagu üks lillepoodi sisse astunud. Mingit roosi lõhna on siin, kuigi muidugi mulle väga ei meeldi roos, aga järellõhn on veel parem. Natuke nagu meenutab vanaema. Aga ei, ta on siuke pehme ja cozy ja lilleline. Okei. Okidoki. Nii, 2 veel. Gambetta. Issand, mis lõhn see on huvitav? Jube hea, ka magus. Mõnus. I love it. Ma ütlen, mul lõhnataju on juba läinud. Zessodur. Huvitav. Mul on nagu see, et ma ei suuda välja mõelda, mis lõhn see on, mida ma tunnen. Kuskil ma peaksin nägema, mis lõhn see on. Okei, tsitrus, lemon, bergamia peel, kablin leaf oil. Oih, silma läks. Okei, see on ka huvitav, nagu see on nagu hea, aga ühesõnaga, kes mäletab nüüd, mis mulle siit meeldis? Mulle meeldis frosted pistachio, vanilje, cedar ja mis mulle veel meeldis? Mille kohta ma veel jubeldasin siin? Ühesõnaga, see oli mu väike recap. Ma söön oma karulaugu leiba edasi. Te kujutate, kuidas mingi õhk käiseb. Ma kirjutasin nüüd kõikide oma paberite peale, mis on, ja ma viisin otsad kokku ilma guugeldamata, et see sama Gambetta ongi see pirnikas. Ta on täielik pirn. Nii et ma oleksin puus, või mitte puusse pannud, kui ma oleks tellinud selle pirni lõhna, mulle tõesti meeldib see. Aga see frosted pistachio, ka nii hea. Ühesõnaga 3 tükki, mitu siin on 12, on super head. Vanill, pistachio ja Gambetta on need, mida ma nagu ostaks. Aga ma ei osta, sest mul on testrid. Märten kaevab mulle nüüd auku. Ma saaksin lilli istutada. Ja need neetud sibulad on siin. Ma ei tea, kas need üldse on veel istutuskõlblikud. Võta Miila. Ups. No ma ei tea, kas neist saab asja. Saaseks saab. Vahet ei ole, ega mul midagi paremat nagu nii teha ei ole. Ma istutan maha ja see on istutatud.
kus sa ise tahad. Aga? Ei. Mina ei tea, mis ma teen, kas see on õige, aga... Vähemalt sa teed. Osad on küll vist natuke... Nad on juba elule ärganud, ma vaatan, osadel on pead väljas. Tunduvad just rohkem surnud. Aga tead, vahet ei ole ju tõesti, kas ma viskan nad ära või panen nad ikkagi mulda. Vaata, osad tõesti tahavad elule ärgata. On. Või nad on juba elule ärganud ja ära surnud, aga... Oi, mis juuri siin üks sõber on kasvatanud endale. Ma ei tea isegi, mis lilled need on. Ma arvan, et need võivad olla liiljad. Aga need võivad ka olla midagi muud. Most likely ma arvan, et need on liiljad. No tublid juured olla teinud endale siin. Osad on kindlasti elus. 2 liiljad saan, ma olen juba õnnelik. Ja kui saan 4, olen eriti õnnelik. Ja vaadake, meie 3 jänest on nüüd ilusti kõik koos kinni ka. Sa oled nagu kriminaal oma kapuutsiga. Mul läks ise pähe. Oota, mul on vaja seda tegelikult. Must muld hobuse sõnnikuga. Ma arvan, et see sobib sinna küll ju. No. Ma võtan maa ka. Mõtlesin neid kasutada tegelikult sel aastal taimekasvatuses, aga võib-olla ainsad taimed, mis me kasvatame, on lilled. Kuigi ma nägin tegelikult, vaata need, ma sul näitasin ka, koos hiinlased kasvatavad tomateid ja kõik asjad pea alaspidi. Meil on köögis paar tomatitaime, Kätu kasvatas. Jah, ma need panen kõik pea alaspidi kasvatada. Pane. Ja vaadake, ma ei tea, kas te mäletate, aga sügisel mina istutasin. Ja vaadake, mis ma kõik istutanud olen. Ja nartsissid tulevad siit, mulle tundub. Ma ei tea, mis need suured lehed on. Midagi nad on. Jälle nartsiss. Nii ilus, nii tore, nii mõnus. On ju, Mila? On mõnus või? On mõnus? Kas sa soovid, ma viskan selle? Vaata vasaku käega, ma olen väga halb selles. Oi, sorry. Vaadake, siit on vist lootus, et mingid tulbinupsud nagu tahavad tulla, kui neid ära ei sööda. Kuule, siin on üks tulp. Ja. Oo. Kasvavad. Vau. Ja söömata puhta. Kus juures ma ise võtsin see, mis nad ära sõid. Äkki sealt nüüd kasvavad ikkagi uue tasemel natuke hiljem. Ma ei usu, sest et nad sõid ju nupsu ära ja et seda ainult lehed alles. Vaadake, kui ilus. Oh my god, I'm a gardener, mate. See läheb ka prügisse, jah? Jaa. Miks te kahekesti audute? Kui ma olen öelnud korduvalt, et see on keelatud, te peate sööma minema, mitte siin nälgima. Siidikad on siuksed suslikud, tahavad kogu aeg aududa. Aga sa ei või. Sa ei või, kallis. Nii, ma viskan ta välja. Kui jube tüüpi see on. Nii. No muidu ainult 50 korda veel. Vaat see on maamutt. Mees filmib telefoniga. Aga see on ajutine sõbrad, te teate isegi. Miks mu kõhulihaded valutavad juba? See on mu 3. laip. Nende puude pärast ma pean ringi kõndima. Sa ise pakud, mitu korda teed veel seda? See oli nüüd 5. või? See on 4. Ma ei tea. Ei roni munele, ma näen küll siin. Oi, nüüd tuli suur. Ma pean teise käega tegema seda, ma käsib üks ära. Kõige jubedam ongi see, et eelmine kord ma ladusin selle kõik siin nii täis, mõtlesin, ma jaksan selle ära liigutada. Aga ta lagunes ära ja nüüd peab kuradi väikeste hunnikute viisil seda tassima nagu kilplane. Aga mis sa ära teed?
inimene on juba kord sihuke. Ja üks möödalask oli veel muidugi see, kui me selle terrassi siia tegime puidust. See oli ilus mõned päevad. Nii, et põhjus, miks me selle kõik siin ära võtame, ma lõikan selle lahti, lohistan siit ära ja see läheb ka kõik betooni alla. Et väikse kaldega, siis on seda hea ilusti puhastada ka sügiseti. Mis seal? Kuhu ma selle kruvisin? Siin oleks nagu keegi ära surnud konkreetselt. Aga teeme, tegelikult ei ole jah. Aga me teeme selle korda, I promise. Saame oma kärherit siin katsetada. See on väga hea. Vaatame, kas saab selle pere ja higi ja pisara. Mu lemmikosa on see, et terve aeg üks muneb siin. Selle kaane peaks kõuas survekaga ära pesema, see on horrific. Jaa. Ma arvan, et me peame saepuru sinna peale viskama. See läheb lihtsalt märjaks ja rõvedaks. Ja siis viskame saepuru välja jälle. See ei lähe ära. See ei valgu ära. Ei, ma olen ta liiga veekindla teinud. Mis sa öelda oskad? Ma otsustasin, et ma ei viitsi enam õues olla. Vaadake, kui ilusad need täpikesed nendest diskokuulidest on. Siin on kõik nii sassis, nii et ma teen toa korda ja hakkan äkki lõunasööki hoopis tegema. See on ka ju abiks. Nii, lõunasöök on eilne lõhe. Siis ma tegin siukse pesto salati. Ja peale panen nori flakes'e. Nii, see on sulle. Aitäh. Vai. Nii, Tuuli ja Mari on kohal. Nad tahavad first dips'e jänestele. Tulime ühte võtma, aga ma ei tea. Võib-olla peame rohkematega siin. Me veel muidugi ei anna ära, aga nad tulid lihtsalt vaatama, mida pakutakse. Pärast saavad kõik öelda, sa saad pärast öelda, et ei, see on Tuuli oma. Jah. Nii mõnus, issand. Jumal, kui hästi nad sobiks mu partidega kokku praegu. Sa saaksid tõesti instat teha. Ja tema ongi. Tema ma valisingi välja. Tema ja siis tema. Märten ütles, et me peame vlogi kuidagi kokku võtma, et siis ta saab selle kokku panna. Kell hakkab peale tiksuma. Nii et ma näitan teile siis meie õhtusööki. See on kanakoib ja pasta, kus ma kasutasin ka jälle karulooku. Mul on kõht juba nii täis, ma söön ära ja ma lähen kohe esimese asjana voodisse. Kanalas ma panin need ka sulle ära, mis sa tahtsid, saepulumaas ja kõik nii. No okei, sa võid seda näidata, kui sa õues ootad. Jah, ma korraks lähen, jah. Okei, siis te näete seda ka veel. Aga ühesõnaga, täna on, et veetsite päeva meiega. Homme jälle. Täna sai terve päev sai väljas veedetud. Tööd sai palju tehtud. Aga see ei tähenda, et homme seda ei teeks. Miks ei tähenda? Ja kanala ma vaatan ka, tuli täitsa tipp-topp. Nii et jätame ukseneid lahti ja lased tootse sisse. Seda ka, et jõhkar ramestus on tegelikult täna ikkagi päev läbi väljas olnud 11 saadik ja praegu on kell, ma ei tea, mis ta on, 6.40 või 6.20 või mida iganes. Mina tulingi lomama. Mis sa teed? Ehitan seda siia terrassi. Mõtlesin, ma ei saa materjali raisku lasta, siis ei pea uut ostma. Lammutas kana terrassi ära. Kuidagi poolik. Oled õnnelik nüüd või? Õnnelik olen siis, kui naine on õnnelik. Mina olen väga õnnelik. Kui sa selle asja valmistad, kas sa saad survekaga selle liivakastiga ära pesta või? Okei, ma olen laman edasi.